Juba viimased 11 aastat on jaanuarikuu lõpus eestlastel olnud ainulaadne võimalus saada kokku ja ühiselt laulda ning seda kargelt külmas talveöös Otepääl. Ajaga on muutunud nii palju, et me oleme lavale kaasanud live-bändi, et enam ei mängita taustafono pealt ja lauljate arv on peaaegu 3-kordistunud. Tagasiside on inimestelt olnud alati väga positiivne. Aga mida ma praegu olen publiku seas inimeste käest küsinud, siis kõik naudivad pidu, mis sest, et ilm on külm, õnneks oleme kaasanud ettevõtjad pakuvad sooja jooki ja toitu, et see on nagu ikkagi hoiab nagu rahval nagu sooja sees. Ja muidugi, need lood teevad südamed soojaks, hinged soojaks, nii et see, mis praegu termomeeter näitab, see ei loe. Tänavu osales peol ka esmakordselt Hispaaniast pärit ooperilaulja, kelle sõnul ei ole -20 kraadi just mitte väga tavaline temperatuur, kus ta on harjunud laulma. Talveöö laulupidu on midagi eestlastel on väga eriline ja et see asi, et nad kutsusid mind laulda eesti keeles on midagi väga suur mulle ja just sain esindada ja ma tundsin, et kõik publik laulis kaasa. Ma elasin kaasa iga sõna, mis ma ütlesin Jagialast loost naerata ja tegelikult nii soovib publik, ausalt. No mida arvata sellisest öölaulupidust nagu siin Otepääl ja seda juba 11. korda? See on väga huvitav mulle, sest ma ei oleks mõelnud, et oleks talveöö laulupidu. Ma teadsin, et oli tavaliselt suvel, aga ei, täiesti nagu, ma arvan, see annab rõõmu rahvale, see annab ka inspiratsioon, see üheneb rahvas ja noh, see annab ka kultuuri juurde, mis on väga tähtis inimestele ja et olla ühes koos. Eesti rahva üks lemmikuid Tanel Padar tunnistab, et ta ei olnud esinenud siiani veel 2 Eesti suurpeol. Viljandi folgil ja Otepää öölaulupeol. See viimane sai nüüd tehtud. No, väga tore. Minust on nagu alati sellised rahva isetegemised ja toredad koorid, siin on kõigile erinevad saamislood ja sellised taustalood, et nagu tõesti lõbus on kuulata ja see nende entusiasm ja positiivsus, et kui nagu selline igapäev artistina leiba teenivad inimesed on ja me tuleme siia, võib-olla oli eile õhtul mingi ööklubi keik, aga natuke väsinud on ja neil on võib-olla 7 last, vaata, et ja oled pereema, käid tööl ja pereisa ja kõik need asjad, et need tulevad siia, nad on päev otsa siin proovi teinud, nad on seisnud ühega sama koha peal, samad riided seljas, sa käid oma laulu ära ja näpud külmetavad ja lähed sooja puljongit kuskile sisse sööma, et väga müts maha, et minust on väga tore ja ma telekast olen paari korra näinud, viimastel aastatel enam ei vaadanud, et see on samamoodi, et ega Eurovisiooni ka need ei vaata, kes sinna ei saa. Lauljate sõnul selline külm ilm siiski väga takistuseks ei olnud, sest kui publikul on süda soe, siis ongi soe tunne. Otepää publik on näidanud, et tegelikult siin väga vahet ei ole, et kaasa laulatakse kõiki laule ja sel aastal muidugi tuleb korraldajatele kiidusõnuks öelda, et sel aastal on ka ekraanil olemas sõnad publikule, et keegi ei pea hoidma telefoni ja külmuma neid sõnu vaatama, et kõik saavad mõnusalt kaasa laulda ja näha solisti, bändi, lauljaid ja ise laulda. Suurepärane, et kõik solistid, kes täna on lavalt tulnud lava taha, on olnud naeratus näol ja kõik on öelnud, et nii hea vaib on, nii mõnus on ja ma olen nõus, et tõesti ongi väga kihvt.